Minu nimi on Camille Saabre ja ma olen maalikunstnik. Tere tulemast minu kunstitundi. Täna me teeme ise raamatut. Me alustasime juba eelmises videos, sulle jäi koduseks ülesandeks välja mõelda üks lühikene lugu, lihtne lugu, ei midagi erilist, mis koosneks 4–10 lausest. Kas sa said sellega hakkama? Tuli sul hea lugu? Minu lugu oli siis väga lihtne, koosnes tõesti 4 lausest ja ma panin need siia ülesse. Me pidime nad siis panema iga paberi peale ühe väikse tekstilõigu. Mina siis tegin selle ära. Esimese lehe peale jääb mul siis raamatus eile läksin ma trenni. Teise peale siis tulin koju ja oli juba pime. 3. peal on ema tegi kodus süüa. Ja 4. lehele jäi see söök maitses hästi. Kas sa jõudsid sama kaugele oma koduse tööga? Kui ei jõudnud, saad sa nüüd selle järgi teha. Kui jõudsid, siis lähme siit edasi. Nüüd on mul sulle küsimus. Kuidas sa tahad, et su raamat välja näeks? Kas see oleks õpetlik raamat? Kas see oleks realistlik raamat? Või oleks see hoopiski ulmeraamat? Selle sama tekstiga, mis sul on, saad sa piltidega mängides teha tast just nii erinevaid raamatuid. Nagu ma eelmises videos sulle juba ütlesin, siis tekst ja pilt võiksid olla natukene erinevad. Et tekst räägib ühte lugu ja pilt täiendab seda sellega, mida loos kirjas ei ole. Nii on lugejal seda kõige huvitavam lugeda. Näiteks, ma nüüd oma selle raamatu näite varal katsun sulle seletada, kuidas sa saaksid siit edasi minna. Esimesel lehel on minul siis tekst. Eile ma läksin trenni. Nüüd tekib küsimus, milline näeb see mina välja? Kes see mina on, kes trenni läks? Iga vaataja tahab teada, milline see peategelane välja näeb. Sellepärast on väga hea, kui sa sinna esimesele lehele joonistad selle mina pildi, kui sa nüüd võtad sellise teksti. Kui sul on oma tekst ja see hakkab kuidagi hoopis teistmoodi, siis vaata, et sa saaksid raamatu alguses kohe näidata ära peategelase. See on väga tähtis. Sa võid isegi teha niimoodi, et sa joonistad siia peategelase ja kirjutad siia juurde. See olen mina. Sa võid vabalt teha niimoodi. Nüüd on veel küsimusi. Mis trennis see mina siis eile käis? Selle sa võid sinna pildi peale joonistada. Tekst meile mitte midagi ei ütle. Tekst jätab meil kõik lahti. Nüüd on sinu valik, milliseks sa joonistad selle raamatu. Ja on sinu valik, kuidas kas sellest tuleb õpetlik, realistlik raamat või sellest tuleb hoopis mingi ulmeraamat. Samamoodi, ainult pildiga saad sa teha ta täiesti ulmeraamatuks, selle sama lihtsa teksti. Nii et asjad pildil las olla natukene teistsugused kui su tekst. Teisel lehel on minul tekst, et siis ma tulin koju, oli juba pime. Nüüd ongi see koht, et kas see pimedus, kas see on jutu kulminatsioon, juhtub seal pimedas midagi. Äkki seal pildi peal on hoopiski huntide kollased silmad puude taga. Kuidas see mina koju tuli? Kas ta lendas? On see ulmeline? Kas ta tuli jalgrattaga, kõndis, tuli bussiga? Kõik see on suur küsimus. Nii et sa näed, kuidas sa saad pildiga ühe väga lihtsa lause joonistada palju suuremaks maailmaks ja sellepärast laste raamatute illustreerimine nii põnev ongi, et tegelikult kunstnikul on laste raamatu juures nii suur roll. Sina võid teha sellest hoopis teistsuguse raamatu. Nii, 3. pilt. Ema tegi kodus süüa. Mis ma sinna siis saaksin joonistada? Siin tuleb nüüd teine tegelane mul siis, ema. Ma võiksin panna selle ema sinna peale. See oleks päris huvitav, siis oleks näha, niuke olen mina
ja milline on ema ja tekibki raamatusse juba selle lühikese teksti peale meil 2 tegelast. Kuidas ma selle pildi võiksin lahendada siis? Kas ma näitan sööki või ma näitan ema? See on kõik sinu valida nüüd, kuidas sa selle asja lahendad. 4. tekst on, et söök maitses väga hästi. Kui sa nüüd tahad teha õpetlikku raamatut, siis sa kindlasti lõpetad selle raamatu pildiga, kus sina pesed nõusid ja aitad emal ära koristada näiteks hoopiski. See lisab hoopis uue dimensiooni meie raamatule. Saab laps edasi mõelda, kuidas on hea käituda. Või kui sa tahad näidata, et sa pärast sööki hoopis naudid, vaatad telekat, kõht on punnis, seda, et sulle söök maitses, saab väga-väga erineval moel edasi anda. See ongi meie tänase õppetunni sisu. Mõtle järgi, kuidas sa saaksid neid pilte edasi anda. Kas sinu raamat peaks olema realistlik, ulmeline või õpetlik? Ja katsu välja hakata mõtlema, kuidas neid pilte lahendada selle teksti juurde, mis sul on. Järgmises videos vaatame, kuidas need pildid sinna teksti juurde joonistada saab. Aitäh, et sa tulid minu kunstitundi. Kui sulle meeldib siin käia, siis laigi või telli ja jaga kõigi sõpradega ja ootan sind järgmine kord. Tšau!